Ahoi kotkad, mis toimub siis, et täna hakkame küpsetama haugi, aga mitte küpsetama niimoodi, nagu ma siin viimasel ajal olen näidanud, et kas suitsuahjus siis või olen fileerinud ja praadinud, vaid teeme nii, nagu ma vanasti tegin mingi aeg, kogu aeg haugidega oli see, et küpsetasin toas praeahjus, aga ma võtsin soomuse maha, siis soolikas välja, pea ära, siis kalamaitseainet, sidrunipipart, värki ja sibularõngaid või vahest midagi muud ka. Küüslaugukünd panin kõhu sisse ja siis läks fooliumiga ahju, aga seda vaatame kõike pärast. Aga järjekord on minul alati selline, et ma võtan kõigepealt soomuse maha ennem, kui kõhu lahti lõikan, sest muidu on niimoodi, et selle lahtise lopendava kõhu ääre pealt on seda soomust palju raskem kätte saada. Ja ei kasuta selleks mitte midagi muud, mingit erilist kaapimisvahendit kui lihtsalt tavalist nuga, sest et haugi soomus tuleb tegelikult väga hästi maha. Ei ole üldse mingit probleemi. Ei tule raskesti, lihtsalt kraabin niimoodi küljega. Ja väga hästi tuleb lihtsalt tavalise noaga maha, vahepeal tõmbad soomuse noa pealt, mul on siin komposti hunnik, kohe sinna ära ja väga hästi tuleb haugi soomus maha. Kes ahvenat on puhastanud, see saab aru, kui hästi tegelikult muul kalal tuleb soomus maha. Aga võtame soomuse maha ära ja siis räägime edasi. Ja seda tööd võimalusel tehkigi õues, sest et ma mäletan, kuidas mul vanasti kraanikauss ja kõik selle ümbrus oli nii-öelda soomuseid täispritsitud. Et hea on teha seda õues, jah. Siis need soomused siin kuskil muru sees ei tee hullu ja suurem osa saab komposti ära panna. Nii, ja edasi. Mina lõikasin siit pealt sisse niimoodi selgroog läbi ja siis tõmbab siit alt niimoodi nii lõpuse kaare äärest kui võimalik, et liha palju alles jääks. Niimoodi läbi. Nii. Ja pea loomulikult meie nüüd viime jälle metsa, sellepärast, et mida rohkem me sinna omale rajakaamera ette igasugust sööta paneme, seda rohkem jääb meile igasuguseid huvitavaid elukaid sinna peale. Seekord jäid uuesti meil kitsed üle pika aja peale, mitte küll ei tulnud mingisugust haugipead sööma, aga millegipärast sinna peale jäid, vaatame need klipid siia vahele ära ja siis vaatame edasi, mis kalaga teeme. Sapp läks ka puruks, see kiiresti ära kuivatada siit laua pealt, et see lihasse ei imendu. Pärast loputame kala üle ka. Ja ega siis polegi midagi, ei pea kakaaugu kaudu hakkama lõikama, vaid kui pead enam otsas pole, võib ka siit poolt nii-öelda läheneda. Ja teha ta lõhki nuga on ka natuke nürivõitu. Uimed jätan ma külge, sellepärast, et siin uime ümber on kõige parem nii-öelda liha minu arust üldse kalal. Et võtad selle uime pärast ja niimoodi lutsid selle uimekondi ümber siit selle liha ära siis. Nii. Ja see läheb ka kõik metsloomadele. Et kes selle vastusel huvi tunnevad meil, kährikud ja rebased ja väga palju erinevaid rebaseid on. Tasapisi hakkame vahet tegema juba nendel. Vaatad küll, et sama loom, aga tegelikult erinev loom. Et selle karva järgi juba oleme vahet hakanud tegema ja tasapisi vist juba näo järgi ka, et seal on mingid kõhnemad vennad, mingid priskemad vennad. Vahepeal on ka mingid kärntõves tüübid. Et jah, aga siis puhastan selle nüüd siit seest need neerud ja jamad ära ja siis vaatame edasi, mis me taga teeme. Ja tegu oli siis 58 sentimeetrise haugiga ja eks me vaatame ka natukese aja pärast, et millega ma ta kätte sain, et ma ei ole niisuguseid lante ammu näidanud. Aga nüüd maitsestame ta ära.
meil on siin siis jah, ma ei saa ise lahti teha, mul on käed kalaga koos, Kairit aitab, teeb maitseained lahti ära ja siis vaatame. Nii, ja ega need kala maitseained on kõik juba soolasisaldusega, lihtsalt nad on erinevad, osad on tilliga, osad mitte, siin on nüüd mingi natukene piprane juba ka, et raputame siis seda nüüd siia ohtralt peale. Kuni see kala märg on, jääb ta hästi siia peale kinni. Tegelikult meil on vaja fooliumit ka kohe, et teise poolega juba fooliumi peale panna. Kairit kohe toob fooliumit ka. See tahab juba minema lennata siit, ehk siis paneme kiiresti selle maitsestatud poole siia alla poole. Tegelikult unustasime asja juba, sidrunipipart läheb ka. Seda pudistab Kairit näpuga peale, ma ei saa pakist võtta, pakk on suur. Võta palju. Nii. Võrdselt igale poole. Proovime, teen vasaku käega seda praegu. Teeme enam-vähem kokku, eks ta alumine pool saab niikuinii mahladega sellega kokku ka. Ja siis teine pool samamoodi, ma panen seda niimoodi. Ja vahest ma olen ka võid veel peale pannud, aga teeme täna ilma võita, ma arvan, et ärme hakka liiga. See on täitsa maitse asi, et või ei tee kunagi midagi halvaks, et ütleme nii, et või teeb isegi võib-olla turva teeb või heaks. Et või on selline universaalne nii-öelda värk, et seda võib igale poole panna. Nii, raputame natukene sisse ka seda maitseainet. Sest et maitseainet paneme suhteliselt tugevalt, sest et me tahame teda juba mõne tunni pärast nii-öelda tegema hakata. Ja peale ka sidrunipipart. Ma aitan siin natukene laiali sellel minna niimoodi korralikult. Paneme sisse ka või? Sisse võib-olla sidrunipipart pole vaja, see kõhuserv on nii õhukene, et ühelt poolt panna on küll, muidu lähevad need kõhuservad liiga soolaseks või nii. Ja see jääb pool tooreks tegelikult see sibulaga, see on hea krõmp siin sees niimoodi kalale kõrvale ammustada pärast. Topime selle kõhu, nii palju kui siia mahub, siis seda mingisugused võikujäägid sibula teil, sest lihtsalt siia sisse, et see natukene annab maitset ja ta jääb ise sükene krõmps pärast. Et jah, ühesõnaga topime siis lihtsalt siia peale ka veel, mis seal ikka. Et me ei hakka seda sibulat enam kuskile mujale siis kasutama, teeme siis niimoodi. Voolab siit äkki veel sibula mahla siia peale ja äkki on veel ägedam. Ma tavaliselt nii palju sibulat ei pane, aga vaatame, kuidas seekord siis tuleb. Eks see on sibul kalaga, mitte kala sibulaga. Ja ega siis polegi. Vääname ta niimoodi kokku ja pärast kuiva käega, mitte selle kalase maitseainese käega, paneme ühe kihi veel ümber, et siit kuskilt alt auku sisse ei jääks ja ei lekiks, et ta siin ilusti auduks. Nii et mahlad välja ei voola, siin praegu ühte kihti ei usalda. Need on niisugused õhukesed fooliumid tänapäeval. Ei ole sellised, nagu vanasti olid siis, kui ma tegin neid paarkümmend aastat tagasi enamasti niimoodi. Ja mida sina sööd? Keegi sööb meil puu ära siin. Ühesõnaga. Ei pea näitama, aga paneme kuiva käega ühe fooliumi veel ümber ja siis, mis ma nüüd näitan, on üks lantide tüüp, mida võib-olla paljud ei tea, ma teen käed puhtaks ja siis vaatame. Et see konkreetne haug sai siis saadud ühe sellist tüüpi landiga, ma sain küll ka teist tüüpi lantidega, ühe väiksema roovabaga ja siis veel wobleritega kala, sest mul põhiline sõit oli niimoodi lantitrollidest tookord, aga on olemas sellised landid siis, mis saba niimoodi pöörleb ja niimoodi plödiseb, eks videodest pärast näete, ma panen siia järgi kohe selle ka, kuidas see kala kätte saadi ja kuidas seal mõned kalad veel tulid. Aga neid on erinevaid, on niisugused väiksemad ka. Mina nimetan neid plöta-plötadeks, ma ei tea. Viimati, kui meil kalastuslaagrid seal Lahmusel olid paar aastat tagasi, siis seal sai neid kasutatud, seal ka saime kala, väiksematega ahvenat, suurematega haugi
ja ega siin pikemalt nende lantide kohta polegi, et mõned sellised on meil mystery boxides ka, mis meil e-poes müügil on, igas mystery boxi karbis ei ole sellist, sest seal on meil erinevat kraami, aga mõnes on ka üks selline sees. Aga vaatame nüüd ennem, kui me haugi ahju paneme, selle, kuidas siis see kala tuli ja mis ma sellel päeval siin ehk siis eile veel sealt sain siit samast meie Võhandu jõe pealt siis ja peale seda siis vaatame. Tegelikult me seda ahju panemist ei näita, me näitame seda, kui ta ahjust välja tuleb ja mismoodi ta siis välja näeb, kui ta ahjust välja tuleb, et mis me sellest ahju panemisest näitame, vot nii. Aga vaatame siia vahele siis nüüd selle eilse kalapüügi ka, vot nii, lähme hüppame paati ja... Nii, ja esimene midagi on küljes ja mis see on? Mis see siis on? See on turb, vaata kuramust. No, nüüd rebis ennast külje pealt lõhki ka natukene, aga see jääb elama. Ei ole hullu. Davai. Tagasi. Nii, ja järgmine midagi on otsas, aga see on vist väike. Et ei vaidle väga vastu. Ja no, me saame vist sinu vee kohal isegi lahti lasta, võtame, kus mul näpitsed on. Tule siis. Ilusti nipa-napa kinni ka, et ei ole viga saanud. No nii, tubli loom. Hea küll, sõidame edasi, mis seal ikka. Nii, nüüd mul on miski küljes, roovabaga siin, maltsa vahel. Ja see on alakas. Aga haug. Mõtlesin, et trollimise vahele natukene, 40 või. Et trollimise vahele võib-olla paar senti peale. Trollimise vahele natuke teen roovabaga siin, papagoiga siin maltsa vahel. Näed, üks tuli. Aga väike. Aga nüüd läheb jõe peale tagasi, ma arvan, trollama, et mulle täna sükene rohkem trollamise plaan, kui ekraan on must. Rohkem trollamise plaan, kui loopida, aga kui mingid sellised sopid on, ma vahepeal võib-olla loobin niimoodi, vaatan, mis siit tuleb. Siuke ilus sopp, suur, päris suur. Et jõgi läheb siit. Aga meie oleme siin hästi suure sopi peal. Päris suvel siia on mootoriga raske ligi saada, aga praegu malts ei ole veel nii kõrge, ehk siis proovime. Tõmbame selle sopi läbi, vaatame, mis siin saab, rohuääred. Nii. Ja võttis selle blöta üks haug ära, aga mis mõõdus see nüüd on? Kas see on mõõdus? No tundub olema mõõdus. Kas on 50? Vist on. Väga hea. No, on küll. Mõõdame ära ja kui on 50, siis meil telliti koju süüa. Telliti kala koju, siis võtame ära. Et see on siuke ideaalne koht, kus seda plöta-plötat proovida. Siin on siukene maks 1,5 meetrit sügavus ja kohati madalam. Et siukene mitte liiga rohune, vaid siin selle rohu vahel saab plödistada seda vee peale, et mul läksid mõni selline mystery boxi ka, mis on siis nii-öelda konna asendus, et ta teeb seda brr vee peal, et kohe näitan, et meelitab nagu kala ligi, siuke propellersaba, jah, aga mõõdame selle ära ja vaatame. See on meil 58 senti haug. Hästi, jääb alles.
et siis selline pöörleva sabaga, mina nimetan neid plöta-plötadeks. et jah, no vaatame, kuidas ta mängib ka, siis te teate, kes ei ole näinud sellist lanti. Ma loodan, et see võtt jäi ka peale, see oli piisavalt, liiga kaugel võib-olla ei jäänud väga hästi, aga vaatame ikka, aga vaatame, kuidas see mängib, see lant. See teeb vaata niimoodi vee peal. Ja saad ka pause teha niisuguseid jõnkse ja siis väga ja siis meelitab niimoodi madalas vees augi põhjast üles võtma ja vaat selline asi, aga hea küll, proovime edasi. Sadama hakkas jälle, ennem sadas siin ka vahepeal ja tuuliseks läheb. Et ma ei tea, tuleb mingi raju peale või? Aga no vaatame, lähme sinna tahapoole sopi otsa, kus peaks madalam olema ja ehk siis tuul ei sega nii palju. Nii, nüüd jäi peale see võtt, paneme uuesti kohe. Nii, ja nüüd trollamise pealt on ka midagi otsas, aga see on väike, tundub. Ei tea, mis see on. Oh, jumal küll. Okei. Selline tüüp siis. No see hakkas lihtsalt nii-öelda kaasa ujudes otsa või? Tundub nii. Ütleme nii, et lapsed panevad nüüd kõrvad kinni. See ei tahtnud seda ära süüa. See tahtis sellele landile lihtsalt paarituda sellega. Vaat selline tegelane. Mine nüüd. Otsi enda ligi kaaslaseid siukseks tegevuseks. Mõne aasta pärast. Hea küll, trollime edasi. Tähendab tagasi kodu poole. Jälle sajab, niimoodi vahelduva eduga tuleb. Korra on kuiv, siis jälle sajab ja nii edasi. Sõitsin siit eelmine kord tegelikult juba mööda ja vaatasin, et mingi siuke imelik kühm on vee peal. Aga ma arvasin, et see on mingi puu, osa sellest puunotist, mis siia vette sisse on kukkunud. Aga praegu on see hais lihtsalt nii jube, et jube, ütleme nii. Aga siin on, nagu ma näen, mis seda haisu tekitab, siis on üks surnud kobras. Aga ma liiga ligidale ei taha sellele minna seda torkima. Sellepärast, et kui see plahvatab, siis võib tulla mingisugust, ma ei tea, sisikonna väda mulle see näkku. Nii et, ikka haise nõus. Las ta siin olla, küll ta üks hetk plahvatab ja keegi tema ka ära sööb. No mis sa teed? Elu on selline. Aga vihma sajab ja kohe oleme Võugüla silla juures. Sõidame siis edasi. Praegu ei ole trollamise käigus keegi peale selle pisikese, kes tahtis landile. Ei ole nagu huvi tundnud selle landi vastu. Aga okei, sõidame edasi. Nii, nüüd on miski kala jälle selle suure vihmaga. Aga väike. Ega midagi. Op. Nii, järgmine kala, aga jälle väike. Väike. Mis seal ikka? Vaatame, kas saame siin samas vabastada.
läks. Jess. Jess. Ja siit on koduni jäänud, no ma ei tea, siuke 250-300 meetrit. Kütame minna veel viimase lõpu ja vaatame, kas siit tuleb veel midagi. Hakkame panema nüüd kalaahju, aga mõte oli siiski, et paneme ikka võid peale ka, sest et võid teeb asjad palju paremaks. Kui enne me rääkisime, et võib-olla ei viitsi panna, siis paneme ikka. Ja võt niimoodi. Ja siis siin on mingid mahlad juba välja tulnud, loomulikult sool tõmbab juba sellest kalast mahlad välja, aga nüüd jääb see asi veel parem, kui see või veel siin peal sulama hakkab ja nii-öelda võist mahla siia juurde ajab. Okei, paneme uuesti kinni tagasi ja nüüd läheb ahju ja pärast vaatame siis. Nii, teeme selle asja lahti siis. Ja mis siit siis, noh, seda head lõhna ei saa muidugi edasi anda, mis siit tuleb praegu. Ja noh, nüüd peab ootama natukene, kuni jahtub. Nii, paneme sibulad siia kõrvale korraks ära ja võtame siit kuskilt kõhu äärest kohe mingi tüki. Niimoodi. Nii. Võta, ma annan sulle. Otan ise. Pane suhu, karvad on täiesti ära. Tavaline. No on nii õudne või? Vaata, Keiu ei ole kalasööja üldse, ta ei söö kala esimest korda vist. Sellepärast oli hea või? on niuke nagu. Piprine natuke. Aga muidu oli okei või? Tahad veel proovida? Selja pealt ei ole nii piprane, sest kõhu äär on nagu rohkem saanud. Okei, anname ühe teise tüki. Okei. No ta on ikka üldiselt jah, piprane Keiu jaoks liiga palju võib-olla. Aga näed, Keiu, väga tubli, see oli esimene amps, mis kurgust alla läks, et sa ei sülitanudki välja, Keiu ei söö jah, meil kala ega liha ega. Tegime päris vürtsika ka, Keiu jaoks liiga. Anna juua. No selge, proovige ka ja kerige magama ära, kratid, näeme järgmises.